Tere hommikust ja rõõm on sind, hea kuulaja, tervitada nüüd meil iga reede hommikuse nädala topise intervjuu eel ja paari sõnaga võib-olla sellest meie selle nädalasest kangelasest ka. Ta tuleb kaugelt maakera kukla poolelt Austraaliast, uus Lõuna-Walesi osariigist ja nimelt seal otsiti siis ühte riigiametnikku. Oli selline konkurss lausa välja kuulutatud aastapalgaga 60 000 eurot ning töösisuks oli siis kohalike erinevate bordellide ja lõbustusasutuste külastamine ning siis ka töötajate, ütleme nii, et kvaliteedikontroll ja miks siis seda tehti? Lihtsalt selle jaoks, et erinevaid illegaalseid lõbumaju siis avastada ning hiljem uurimistulemusena sulgeda. Tegu ei olnud ainult sihukese lusti ja lillepeoga, töökohal kandideerijatelt nõuti eradetektiivi litsentsi olemasolu, samuti kursisolekut töötervishoiu ja turvalisusega. Ja nüüd on siis konkurss lõppenud. Ja rõõm on siis teada anda seda, et selle konkursi on võitnud üks Eesti resident, kes siis praegu muidugi resideerub seal samas Austraalias uus Lõuna-Walesi osariigis ja on asunud siis usinalt tööga pihta. Tema nimi on Ahti. Hallo Ahti, tere hommikust või õhtust. Mis aeg teil seal uus Lõuna-Walesis parasjagu on? Kell on 2 päeval. 2 päeval. Kas sinul on siis tööpäev juba käimas? Ma olen käinud 2 maja juba läbi ja ma mõtlen, et enne lõunat teen ka veel ühe sutsaka. Enne lõunat ka üks väike sutsakas. Ole hea, Ahti, kirjelda meile sellist oma päeva, sest inimesed, kes seda uudist loevad, kõik arvavad, et vau, milline ideaalne unelmate töö, aga nagu ma olen aru saanud, siis tegelikult on ikkagi väga raske töö, nii füüsiliselt kui vaimselt. See ei ole mingisugune, selline mu sõbrad kirjutavad ka, et sul on hea seal teha seda, vanainimeste asja, see päris nii ei ole. Hommikul löön lahti siis kohaliku Uus-Walesi 4 teataja ja vaatan sealt kuulutused, et kus on avatud uus maja, käin sealt läbi, et küsin siis, et saaks mõne tüdruku ja siis ma olen selle tüdrukuga koos vaatan ta üle, et milline ta näeb välja ja siis lippan taga kiiresti voodisse ja pärast lasen tal ankeeti täita leibkonna kohta ja siis tulen sealt ära ja maksan ka talle, aga õnneks see on töökoha raha. Et me ise kutsume seda meie ametit Sepoks. Seksipolitsei. Sepo, ja olete siis Sepo agent lausa tegelikult vist? Jaa, see ei ole selline lihtne asi, meil on oma munder ka, mille siis vasakul kohal südame peal, rinna koha peal on meie Sepo logo, mille peal on Sepo Seeman, et selle ma võin öelda, et olen läbi surunud ise, et need austraallased ei teadnud. Väike ninanipp siis austraallastele lausa. Niimoodi, et austraallased ei tea seda suurepärasest näitlast mitte midagi ja ma siis valetasin neile, et see on USA president ja siis nad olid nõus. Ai, väga naljakas. Tahaksingi teile hoopis öelda Ahti asemel Sepo, on märksa niimoodi suupärasem. Ma tahangi olla Sepo. Sepo, kas sellist asja ei saaks läbi suruda, et selliseks tööriietuseks oleks selline T-särk, kus on siis hästi lihases mees peal? Ei ole mõtet, sellepärast, et me viskame nagunii selle seljast ära kohe. Et sellel igasugusel vormiriietusel on lihtsalt see, et tänava peal inimesed oleks näpuga näitama meie pihta, et kui me alast oleme. Aga kui rääkida veel tegelikult sellest, et mis see töö endast kujutab, siis ma olen ise ka pereinimene. Kuigi siis selle töökonkursi tingimustes oli sees, et võiks olla ikkagi vallaline mees. Te ju teate, Eesti naised, nemad neelavad kõik alla, isegi ka sellised, ütleme, töökohad meestel, mis nõuavad natukene suuremat riskivõtmist ja ohu trotsimist.
Seppo, kas on, ütleme, kuidas kodused suhtuvad sellesse, kodused Eestist sugulased, endised klassikaaslased, klassijuhatajad, kui siis käisid viimati sügisel meil siin kodumail klassi kokkutulekul, kuidas see sinu töösse suhtuti? No kokkutulek toimus Amigos, päris hea oli, et esines ka funky ja noh, ma paari lugu teadsin peast ka. Ja tantsisin Eglega, ta käis kuni 9. klassini, siis ta ema läks Soome tööle, siis ta läksid Soome elama. Hea siuke mõnus töö. Ei tea, jah. Egle nagu paksuks ei ole natuke läinud? No, nii on, et kui rääkida paksudest, siis selle kohta võib öelda seda, et kui sa oled Austraalias ikkagi vaalajahil käinud, siis ta enam niimoodi ei ütle ka naiste kohta, tead. Väga võimas. Seppo, millised ohud sinu töös kõige rohkem nagu ähvardavad? Need kurjad maadamid, kes nii pingsalt jälgivad kella, kui sa lähed selle tüdrukuga üles numbrituppa ja ütleme, et sul on 4. kleika juba päeva jooksul ja ei tule kõik asjad nii kiiresti välja nagu vaja. Ja siis nad ei saa see ankeet nii kiiresti täidetud, jah? Ja hakkad kohe koputama ja ega ma ei ole ka mingisugune ämblik, et mul siin 6 kätt oleks ja ma ei jõua nii kiiresti üles kirjutada kõik neid leibkonna andmeid. See on ohtlik töö ka vist, eks ju? Kas maadamid on teinekord ka ikkagi vägivaldseks läinud? Ei tea, ei julge seda, meil on püss, selline suur püss on kaasas, mul on see õla peal kogu aeg. Niimoodi, et noh, nii kui nad juba näevad meie seda suure sulega kaabut ja püssi, ega nad siis tead enam, ega seal väga nagu noh, niimoodi kallale ei julge tulla. Seppo, kas mingeid hüvesid veel töökoha poolt pakutaks? No, selge on see, et eks sinu sellised töökulud makstakse sulle kõik kinni. On sul ka ametiauto, ametirelv, ametikorter, kõik sellised asjad? Ametiautot ei ole, liigume ikkagi bussiga, ühistransport. Aga meil on, mis meil on, me saame muuseumitesse -30% saame sisse. Ise pluss pereliikmed, nii et minu meelest on päris hea ja noh, Austraalia on ju muuseumite riik. Seda küll. Kas on sul, Seppo, teada ka teistest Austraalia osariikidest analoogseid töömehi või analoogseid konkursse, kuhu siis tegelikult võiksid samamoodi eestlased kandideerida? Oi, siin on neid palju, tähendab, ma ise olen neid loomas neid kohti, et nagu eestlased ikka on ikkagi ettevõtlikud ja ega siin teistes osariikides nagu veel ei ole, aga ma olen ise tegemas siin juba enda businessit, et saaks enda need vanad klassivennad, kes mul seal olid, Argo oli, eks ju. Ats, siis see pikk Korsten ja no kõik need tüübid, et saaks sinna tööle võtta. Tiimi kokku, jah? Ega nad lollid mehed ei ole, lihtsalt laisad, noh. No aga igatahes Ahti, Seppo, aitäh sulle, et võtsid jagada seda oma, no ikkagi rasket argipäeva ja kas nüüd siis tööle tagasi kohe? Ma pean minema, avati üks uus koht, kus väidetavalt olla siis hoopis mehed seal teenust pakkumas, et tuleb läbi käia. No mine vaata. Aitäh sulle. Aitäh.